My work is to bring people into balance. Et minu töö on siis, et siis aidata inimestel jõuda tagasi tasakaalu iseendas. So in my seminar I have 3 confirmed guys who were mafia guys who came to my seminar. Nii et minu seminari käisin näiteks 3 sellist tugevat meest, kes oli maffiast. Yeah, in the beginning they all wanted to hurt me. Ja alguses nad tahtsid kõik mulle haiget teha. But each time... Physically? Yeah, of course. Because they're angry inside. Sest neil on nii palju viha sees. After 3 days. Aga pärast 3 päeva they understood something. Nad ise said aru millest. And very soon they all quit the mafia. Ja väga siis varsti need kõik lõpetasid siis oma sellise tegevuse. Because it's deep down it's a very stupid job. Sest et sügava sisemuses nad said aru, et see on väga rumal töö. You're hurting people. Sa teed haiget inimestele, sa teed halba inimestele. You're stealing from people. Sa varastad inimestelt. It's ugly job. Et see on kole töö. It has no beauty for somebody. Et selles ei ole midagi ilusat. So now the mafia tells don't send anybody to Mano's group. Even if the wife is saying to the husband you have to go, they don't come. Mafia siis ütleb, et ärge kedagi jumala eest saatke sinna Mano juurde, et isegi kui naine käsib, aga ta ei tohi minna. Because the work with love is everybody can do a creative job, not like selling cigarettes, not selling alcohol, not... Sest elutöö peaks olema selline, mis sisaldab hästi palju loomingulist tööd, et mitte midagi destruktiivset. You asked the question about the rich man. One very high person recently came to me. Et küsid sellise küsimuse seoses selle rikka mehega, et üks selline väga kõrgel positsioonil rikas inimene tuli minu juurde. He trusted me because I'd already fixed his neck and his back. Ta usaldas mind, sest ma olin juba tegelikult talle tema selja korda teinud. He said, Mano, help me because I have a good position now. Everything is good. I'm a big person, but I'm nervous inside. Ta ütles, et Mano, et aita mind, et mul on nagu selles mõttes kõik hästi, et mul on hea töökoht, mul on nagu hea positsioon, aga ma tunnen, et midagi on nagu sellist närvilist või sellist ärritavust sees. So we looked back 3 things in his life. Ja me vaatasime siis tagasi 3 asjale tema elus. Divorce with his first wife. Et lahutusele. His father dying in his arms of heart problems. Isa siis, kes suri ära tema kätte vahel. And getting beaten at school for 1.5 years by the other children and he never told anybody about it. Aastat siis tegelikult ta ise sai nagu teistelt lastelt peksa koolis ja millest ta kunagi kellelegi ei rääkinud. And we released that stuck ja me tegelikult vabastasime need emotsioonid. And he told me, Mano, now I'm trying to do life differently. I don't try to hurt anybody else. I don't try to push. I want life is victory for everybody. Ja nüüd ütles ka, et Mano, et ma tahan elada teistsugust elu. Et ma ei taha kellelegi haiget teha, vastupidi, ma tahan kõikidele võimalikult palju head teha. My way of life is include everybody. Et minu eluviis ongi, et võtta hõlma kõiki. The weakest and the strongest. Et tugevamaid ja nõrgemaid. You know, I grew up in America, so the black, the white, the Chinese, et ma kasvasin Ameerikas, kus oli siis tumedanahalised ja heledanahalised, hiinlased, et erinevaid. Everybody's got a heart and soul. Everybody wants to get a better life. Ja hing ja kõik tahavad tegelikult olla õnnelikud oma elus. No, eestlased tõenäoliselt ei ole, no väga maafia inimesed ei ole, aga küll on eestlased kinnised inimesed või pigem sellised kahtlejad ja kõrvaltvaatajad ja võib-olla ei tule nii väga spirituaalsete asjadega kaasa. Estonians are not that type of mafia people, but they are kind of very like suspicious people, and they are maybe they are like doubting many things, and they are maybe in such sense they are not so spiritual. They don't come so easily with the spiritual things. Aga Heade Uudiste portaali numbrid, mis tõenäoliselt eestlasele on ka usutavamad või reaalsemad, näitavad 46 artiklist, mis me oleme nende aastatega Veetmaanost kirjutanud. Esimesel kohal on artikkel armastusest. But in our good news page, among 46 articles that they have wrote about you, the number 1 article is where you talk about love. See tähendab seda, et eestlased salamisi tahavad teada, mis on armastus. Mis on armastus? So that means actually that secretly Estonians do want to know what is love. So can you tell me what is love for you? Yes, and let me also say something about mistrust and suspicion. Ja ma tahaks midagi veel öelda selle mitte usaldamise ja sellise kahtlemise kohta. I'm totally okay for people to mistrust and be suspicious. Et minul on täitsa okei see, kui inimene ei usalda kohe või et ta kahtleb.
I'm totally okay. Life, we should have our doubts. We should, because doubts are also a protective energy. sest et elus ka meil peavad jääma teatud kahtlused, sest et selles sisaldub ka selline kaitsev energia. You know, drive the car before you buy it. Et sõida autoga enne, kui sa selle ära ostad. Get a lot of opinions about if you have a question, like you're not sure what to do, like whether it's medical questions, see 3 doctors, or if you're going to buy the house, talk to the neighbors and, you know, learn things. Don't Et kui just sul on do mingi blind küsimus, things. siis õpi kõigepealt selle kohta, tee oma eeltöö, küsi erinevate inimeste kohta, käest selle kohta, et nende arvamust. But on the other side, Aga teiselt poolt, remember, I also grew up with a very difficult childhood. et nagu ma enne mainisin ka, et minu lapsepõlv oli ka väga keeruline, But I tried to do something aga ma püüdsin midagi teha, so my life would be positive. et mu edaspidine elu läheks rõõmsamaks. I don't live in fear and suspicion. Et ma ei elaks selles hirmus ja kahtlemises. I live with the feeling that life is always a difficult challenge, a big challenge. And so what can I do to wake up with a lot of energy and do my best? Et ma teadsin, et elus on palju väljakutseid, et aga ma mõtlesingi just seda, et mida ma saan teha, et äratada oma energiat ja saada nendest väljakutsetest nendega hakkama. And I would love people to also have that same confidence, that same Ja ma energy. tahaks, et inimesed saaksid selle sama energia ja sama enesekindluse oma elus. So one of the things about love, Nii et üks, mis on veel seotud and armastusega it's very sad for me ja mis on väga kurb minu because jaoks, it should be well-known secret. sest et see peaks olema tegelikult üldsusele teatav saladus. But I feel almost sometimes like I'm the first candle trying to show this to people. Aga mõnikord ma tunnen, et ma olen siuke ainukene küünal, kes seda valgust näitab. Is if you want to have success in love, On see, et kui sa tahad saada õnne armastuses või edu armastuses, clean your negativity and meditation techniques. siis puhasta oma negatiivsus, sisemine negatiivsus erinevates meditatsioonitehnikates. It's a must. See on lihtsalt seda, mida peab tegema. Now, when I was 20, Nüüd, kui ma olin 20-aastane, I was lucky. I had a girlfriend who was 26. siis mul vedas, et mul oli tüdruksõber, kes oli 27-aastane, She was 26-aastane. a fashion model. Ta oli siis modell And she made me start to work with my emotions. ja tema sundis siis mind töötama oma emotsioonidega. Her nickname with her friends was Sergeant, like Army Sergeant. Tema siis hüüdnimi oli seersant. You're 20, your girlfriend's 26, she's fashion model. You're stuck, yes? Et sa oled 20-aastane, sul on 26-aastane tüdruksõber, kes on modell, et sa oled sellises sundolukorras, kus sa pead tegema midagi, et teda hoida. And same thing happened to one poor guy in Finland. Ja sama asi siis juhtus ühe mehega Soomest, His girlfriend dragged him to the meditation group et tema siis tüdruksõber nagu lohistas ta sinna meditatsioonigruppi, because he was so nervous that he couldn't even sleep at night. sest et see mees oli nagu nii närviline sisemiselt, et ta ei saanud isegi korralikult magada. I told him the same thing happened to me. Ja ma ütlesin I talle, got et dragged minuga to juhtus täpselt meditation. sama asi, et mind tõmmati ka sellesse And I didn't meditatsioonigruppi. understand about cleaning negative Ja ma ei emotions. saanud nagu too aeg aru, et miks ma peaksin puhastama midagi või miks üldse need negatiivsed emotsioonid But seal. fashion model with nickname Army Sergeant, I did it for Aga 2 months. see modell, kelle siis hüüdnimi oli seersant, et tema pani mind tegema ja ma tegin seda 2 Was it worth it? Kas see oli väärt The seda? most worthwhile thing that you can do See oli üks kõige nagu väärtuslikum asi, mida saab üldse teha. because it means the stress in your unconscious mind becomes less. Sest et sellega tegelikult sa vabastad seda stressi, mis su alateadvuses on. I anyways never drank and smoked, Et nagu ma ütlesin ka, et ma kunagi ei suitsetanud või ei tarbinud but alkoholi. it opened up a very nice power inside me. Aga see tehnika siis äratas nagu väga tugeva sellise jõu minu sees. That I can show other people how to have less stress inside. Ja et mis pani ka mind tahtma näidata teistele inimestele So. seda, et kuidas moodi võib vabaneda stressist. Many people stop drinking, smoking, heroin addictive, come clean, and no other techniques worked for them. Et näiteks ka mitmed inimesed, kes on minu poole pöördunud, kes on lõpetanud alkoholi tarbimise või suitsetamise või isegi heroiinisõltlased, et ükski tehnika enne seda pole nagu neid päästnud So sellest. when I show couples
nii et kui ma teen ka tööd paaridega stress release techniques, ja stressi vabastamistehnikat they näitan become neile, so happy with each other again. et need uuesti nagu leiavad üksteist ja saavad taas nagu väga õnnelikuks. Just last night in my seminar, just eile õhtul minu seminaril one woman came üks naine tuli and she had been working with me before. ja ta oli töötanud minuga varem ka. And she was very sad about the relation with husband, everything. ja ta oli väga kurb, sest et tal oli suhete probleem oma mehega. And then she brought husband to meditation, she brought husband to me. ja siis ta tõi oma mehe mediteerima, tõi oma mehe minu I saw juurde them a few months ago. ja ma nägin need paar kuud And tagasi she said, Mano, yes, we're in love still. We're so deeper in love. We're so happy now. ja siis ta ütles, et Maana, et me oleme nii sügavalt armunud uuesti, et meil on kõik väga hästi ja me oleme väga õnnelikud. Siin on üks huvitav küsimus. Kui üks inimene tahab, et teine inimene tema kõrval, kes on haige või õnnetu mingis muus probleemis, saaks abi. Aga see teine inimene ei usu mingisse veetmanusse ega üleüldse mingitesse sellistesse asjadesse, peale isikliku pangaarve ja loteriil vedamise. Kas seda inimest on võimalik vastu tema tahtmist aidata, kui tema kõrval olev inimene tahab, et teda aidataks? When one person actually wants to help the other person, but this other person doesn't want any help, and he's he doesn't believe anything, he doesn't believe in any extra sense or he only believes his bank account and winning in lottery. So can you really help somebody if I want to help but the other person doesn't? It's a question, an energetic question. See on energeetiline küsimus. If somebody doesn't like nature, kui näiteks kellelgi inimesele ei meeldi loodus and you go and show them one tree, ja sa lähed ja näitad neile ühte puud, they might not like nature still. siis see ei pruugi nende arvamust muuta. But if they see the beautiful seaside, they see the Iguazu Falls in Argentina. Aga kui nad näevad nagu sellist vaatepilti, kus on niisugune ilus meri ja võib-olla koss, something might open faster. siis midagi nagu võib avaneda nendes kiiremini. Recently one mother came to me et hiljuti üks ema tuli minu juurde and she said, Mano, fix my son. ja ütles, et palun aita mu poega. He was using drugs, he was doing ta something was wrong. kasutas narkootikume ja et tegi igast erinevaid asju. And the son didn't want any help. ja tegelikult poeg ei tahtnud mingit abi. But he talked to me. The son talked to me. aga ta avas end minule, ta rääkis minuga. And I met him where he was ready to meet. ja ma kohtusin temaga siis selles punktis, kus tema oli valmis minuga kohtuma. Just connected with him, what he would like to connect about. et lihtsalt, et me siis ühendusime või kontakteerisime selle koha pealt, kus tema oli valmis seda tegema. And I told the mother, ja ma ütlesin emale, remember, if your son becomes president, et pea meeles, et kui sinu pojast saab president, that says something about you. siis see ütleb midagi sinu kohta. If the son has gotten lost, kui poeg on eksinud, that also says something siis about ka you. see ütleb midagi sinu kohta. I said, Mama, work with your energy. ma ütlesin, et ema, et sina pead töötama oma energiaga. She was very angry at me. ta oli väga vihane mu She peale, complained. et tema ise She kaebas. wanted a 5-second miracle. ta tahtis 5-sekundilist imet, But she decided to work on herself. aga ta ikkagi otsustas siis töötada iseendaga. And the son ja poeg saw Mama make a transformation nägi, mismoodi emal tekkisid need muutused tema energias. and understood something could come for him. ja siis ta sai aru tegelikult, ta mõistis, et midagi ka head võib juhtuda temaga. I met him just a few days ago. ja just paar päeva tagasi ma kohtusin And temaga he's so changed. ja ta on täielikult We were muutunud. talking about which job he would like to do. me rääkisime juba sellest, et millist tööd talle meeldiks teha. He hugs people, ta kallistab smiles at inimesi, ta people, naerab inimestele, thinking naerab, about finding somebody to have a child together. mõtleb pere loomise peale. So it needs to learn how to work in the right way and to work at the right speed, and you have never a guarantee. ja tuleb valida siis seda õiget viisi ja õiget kiirust, kuidas moodi inimestega, erinevate inimestega töötada, aga mingit garantiid ei ole kunagi. Life is such, you do your best. et elu on selline, kus sa annad oma parima. This is like my beautiful translator. nagu siis minu ilus tõlk, mina. I tell her don't have sugar. Anna ütleb mulle, et ma ei tohi juua suhkrut oma tees. So I hide the sugar from nii her. et ma ise peitis selle suhkrut It's under the table.
laua alla. because she cannot just stop right away. Sest ma ei saa nagu kohe lõpetada, kui ma nii õudselt söön seda suhkrut. So I hide the sugar from her. Nii et ma annasin tekkis ära selle suhkrulaua alla. aga võib-olla on Maanol öelda mõni nõuanne inimestele, et kuidas tänapäeva keskkonnas või selles elutempos püsida või rohkem hetkes või leida igas hetkes see miski ja võib-olla olla natukene õnnelikum iga päev. Maybe you have some advice to people in this modern world how to live life being more present in present moment and how to make this present moment a happy moment. First thing, and I learned this from Osho, so the credit goes to him. The first thing is we have to learn to clean all the negativity inside that's keeping us from feeling present. Et üks asi, mis ma õppisingi just Osholt, et on see, et esimene asi, mis me peame tegema, et puhastadagi ennast sellest negatiivsusest meie sees, mis ei lase meil tegelikult olla selles hetkes. And then also practice positive things, massage, things that feel good, things that Ja are siis nourishing. praktiseerida ka nagu positiivseid asju, et masseerida, käia massaaži saamas või Hugging. siis midagi, mis nagu toidab sinu hinge, kallistamine. So a couple more things about love. For what I call meditative listening, where you just take time to listen to the person without interrupting them. Ja näiteks ka, mida ma nimetan meditatiivseks kuulamiseks, et kus sa lihtsalt nagu kuulad inimest ilma nagu segamata vahele, ilma nagu ise üldse rääkimata, vaid lihtsalt õppida kuulama. Walking in the forest Või together. siis jalutama näiteks looduses. Learning how to love people without judgments in the mind. Et õppida siis mismoodi ka armastada inimesi ilma nagu mingit hinnanguteta, mis tulenevad mõistusest. That's very important about love. See on hästi oluline armastuse And I kohta. learned that from Osho, that never to judge somebody. You never know what was in their past. Ja ma õppisin ka seda Osholt, et mitte kunagi nagu anda hinnanguid inimestele, sest et sa mitte kunagi ei tea, mis oli nende minevikus. You never know what's happened to somebody in their childhood who was neglecting them, who was beating them, who Sa was kunagi ei hurting tea, them. et mis nende lapsepõlves näiteks võis juhtuda, et kes neid peksis või kes neid hülgas või mis nendega juhtus. And I tell you that people do not understand about emotions. Ja ma ütlen, et inimesed kahjuks ei ole nagu saanud aru või mõista emotsioonide kohta. People do not understand the depths of the emotions. Nad ei saa aru sellest emotsioonide sügavusest. Even it comes sometimes, gay people come to the group. Anybody is welcome of any religion, any choice that they want. Et meil käivad nagu erinevad inimesed grupis, isegi näiteks inimesed, kes on geid või ükskõik erinevatest rahvustest või religioonist. One man came to the group Üks mees tuli siis meie gruppi and he said, "Man, I've been gay since I was 14. ja ütles, et ma olen gei olnud alates sellest, kui ma olin 14-aastane. When I was 14, my brother's friends raped me. Kui ma olin 14, siis minu venna sõbrad vägistasid mu. And in the group, emotion group, he's beating a lot of pillows. Ja meil oli selline emotsioonide grupp ja siis ta tegeles hästi palju oma selle negatiivse emotsiooniga, peksis palju patjadega, et elas selle emotsiooni välja, selle šoki välja. And he was talking with one woman. Ja siis ta rääkis, nagu meil oli siuke baaris töö, kus ta rääkis ühe naiserahvaga. The woman was very beautiful, Ja see naine oli hästi ilus listening to him ja kuulas seda. after he let out all this Pärast emotion. seda, kui siis see mees oli vabanenud sellest negatiivsest She was emotsioonist. so beautiful See naine oli niivõrd ilus, that she must have been from Estonia. et ta kindlasti, ta vist oli Eestist. The man looked at me Ja mees vaatas and Manole said, otsa "Mano, I want to marry this woman." ja ütles, et Mano, ma tahan selle naisega abielluda. He didn't marry, but Ta ei abiellunud within a temaga, month he found a girlfriend. aga kuu aja pärast ta oli juba ühe teise naisterahvaga koos. His deeper nature came back to what he had wanted. Yeah, Et ta sai kontakti oma selle sügavuse, loomuse, olemusega. because Selliseks when nagu he was siia 14, he sündinud. felt so humiliated that Siis he could never tell 14-aastaselt anybody what happened to him. Kui see šokk temaga juhtus, kui asi juhtus, siis ta tundis niivõrd suurt häbi, et ta ei suutnud ennast avada. That's in many situations that's happened, that people who found their sexuality went back toward men and women together. Many, not just him. Ja mitmetel kordadel siis inimesed, kes on käinud grupis ja kes on võib-olla seksuaalne orientatsioon on nagu
on muutunud, et on tagasi uuesti leidnud sellise mehe ja naise vahelise armastuse. And many people are lonely, cannot find a husband, not find a wife. Ja paljud inimesed ka, kes käivad kursustel või pöörduvad Manu poole, et need on üksikud, et need ei ole suutnud leida endale There have partnerit. been couples in my seminars here in Estonia. They've met each other in seminar and now they're married and they have... Ja Eestis on ka, meil on juhuseid olnud, kus inimesed kohtuvadki seminaridel ja abielluvad ja on väga õnnelikud So koos. first step, clean out all the negative, the dark parts that you don't like in yourself and that you don't want somebody else to see. Nii et esimene samm ongi, et puhastada kõik sellised pimedad ja negatiivsed kohad, mida sa ei taha ise näha ja mida sa ei taha, et keegi teine ka näeb. And at the same time, learn how to listen, Ja samal learn ajal how õpi to siis energetically kuulama, support, mismoodi toetada learn energeetiliselt. how to be a cheerleader for the people who you love. Siis Learn- et õpi mismoodi olla ka nagu selline kannustaja või julgustaja inimestele, keda sa armastad. Learn how to be a good news to the world. Yes. Et õpi, kuidas moodi siis anda häid uudiseid maailmale. I like this name of this program. Mulle meeldib see Ma head uudiste nimi. ma küsin selle juurde aga hoopis ühe sellise teema, et know about sacrifice. Et kui me oleme siin kristlikus kultuuris harjunud selle tõega, et kui öeldakse, inimene on ristiinimene, siis see inimene on valmis teise eest natukene ennast ohverdama. Eeskujuks on mees, kes ohverdas ennast terve inimkonna eest, ei saanud selle läbi õnnelikuks, ei elanud kauem, vaid suri ränkades piinades. Kas samal ajal sinu suhtumine inimestesse ja kristlik õpetus on väga sarnased kuidagi? Kas seal on kuskil ka mingi oluline lõhe? Kas midagi, mingi suur erinevus sinu maailmavaate ja Kristusega? As we know, many Estonians are Christians, and our kind of leader is Christ, who sacrificed himself for other people. He didn't live longer, he died in an early age while sacrificing himself for other people. It's a little bit similar what you are saying with your world, but is there a big difference also? The point of view is sacrifice. You know, I don't know with Jesus if that was his idea to be sacrificed. Et ma ei ole nagu kindel, kas see Jeesuse nagu mõte oligi, et teda lüüakse risti või et ohverdab I ennast. think that was a more tragic end. My feeling is Ma arvan pigem, et see oli nagu siuke traagiline lõpp. that he would have preferred to keep working and doing things with people. Ma arvan, et ta oleks pigem nagu tahtnud jätkata nagu inimeste aitamist ja tegema asju You inimestele. know, it's like when you're alive, you can do more for people. Sest et kui sa oled elus, siis sa saad ju tegelikult inimeste jaoks rohkem ära teha. Absolutely, yeah. Every family knows that. Kõik perekonnad teavad seda. If the father comes home at night, the family's better. Yeah. Kui isa tuleb õhtuti koju, siis kogu pere energia on parem. Or if he makes some sacrifice to go on the ship to work for 6 months to get money for the family. Või et kui ta teeb sellise ohverduse, et ta läheb 6 kuuks näiteks laeva peale tööle, et teenida raha perele. See, I don't feel I'm sacrificing. See on erinevus, et mina ei tunne, et mina ohverdan. I'm doing what I love to do. Without big car, Ma without teen big houses and seda, stuff. mis mulle meeldib teha. I can see big cars on the street every Ma day. võin näha neid ilusaid suuri autosid See tänaval big iga päev houses. ja ilusaid suuri maju. Actually, remember, I love ecology. Et mulle meeldib ökoloogia. I just try to make sure I get some time with the nature every year. Et ainuke asi, mida ma proovin alati teha, et ma saaksin hetke olla looduses. Yeah. I'm a rich man in love. Ma olen tegelikult rikas mees seoses armastusega, mul on palju armastust. And that's so beautiful for me. Ja see on minu jaoks väga ilus. Yeah, I don't see the point that, you know, you see I don't wear jewelry, I don't wear necklace. Et nagu sa näed ka, et ma ei kanna mingeid ehteid. I'm a very simple guy in this Ma way. olen selles mõttes väga lihtne mees. I tell women to be careful, don't wear all this perfume and cream because you're breathing it every day. It can provoke Ma some ütlen naistele, illness in you. et ärge nagu lõhna palju pange või mingeid selliseid tugeva lõhnaga kreeme, sest et see võib nagu provotseerida sinu hingamismeeli ja see võib tekitada mingit haigust. I feel part of life. I feel connected part of life. Ma tunnen, et ma olen üks osa elust. Ma tunnen ennast nagu kontaktis eluga. And for me, the deepest thing is, and remember, I'm a runner. The challenge Ja of nagu doing something, of
giving it everything in the practice, giving it everything in the race. Ja nagu ma ennist rääkisin, et midagi meeles, et ma olen maratoni jooksja, nii et ma olen harjunud nagu andma kõik siis selles praktikas, selle tehnikaga. So my way is how to share something with people. Ja minu tee on siis see, et mismoodi jagada midagi inimestega. And at the same time, I have a great life. Ja samal ajal mul on endal suurepärane elu. I'm a very happy guy. Ma olen väga õnnelik mees. I'm a beautiful, happy person. Mul on väga ilus ja väga õnnelik inimene. I can work 24 hours a day and be happy all day long. Ma võin töötada 24 tundi järjest ja ma olen kogu aeg õnnelik. Everybody pulls my leg and says, Mano, take a break. Kõik tõmbavad mu jalas ja ütlevad, Mano, et sa pead puhkama. But I'm happy. Aga ma olen And õnnelik. I also feel like that's the first thing in life we have to do. It's like we have to also take care of our own happiness. Ja see on esmane asi, mis elus me peame tegema, et me peame nagu hoolitsema iseenda õnne eest, et meie oleksime õnnelikud. And the more we feel love in our heart. Ja mida rohkem me tunneme armastust oma südames. And I never do something against myself. I never do something that I don't want to do. Ja ma midagi kunagi sellist ei tee, mis on nagu vastuolus minuga, mida ma tegelikult ei taha teha. So whenever I need to do something, Nii et millal iganes ma tahan midagi teha, ma pean midagi tegema, how can I become and do this 100%? siis ma alati nagu annan endast 100% sellesse. Always my way is, can I find a way to do 100% anything? Ja ma alati nagu kohe nagu mõtlen, et kuidas leida siis see viis, mismoodi ma saan sellesse anda ennast 100%. That makes happiness. Sest et see tegelikult toobki selle õnne. mul on väikene võib-olla